Loo vajalik arv silmuseid kahele kokku pandud vardale ja tõmba ettevaatlikult üks varras välja. Kuna meie kinnas on labaosas 12 silmusega vardal, siis nüüd meil on 11 silmust igale vardale ehk siis kokku 44 silmust. Kui sinu kinnas on soonik randmega, siis võid alustada kohe soonikus. Meie kindal on üks parempidi, üks pahempidi, soonik. Nüüd 11 silmust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parempidi 7, pahempidi 8, parempidi 9, pahempidi 10 ja parempidi 11. Kuna viimane oli parempidi, siis nüüd lase see varras siit rippu, võta uus varras ja alusta pahempidisest. Jälle 11 silmust. Pahempidi, parempidi, pahempidi, parempidi. Tee silmused parajalt tihedalt ümber varda, siis ei kuku vardad välja. Nüüd on meil viimane pahempidine. Jälle võta uus varras ja need kootud vardad jäävad siia rippu. Kui kõik 4 vardatäit on soonikudad kootud, siis tõsta oma vardad ringiks kokku, vaata, et kuskil ei oleks keerdu, et oleks lihtsam jätkata, võid need otsad siit kokku sõlmida. Ja nüüd alusta jällegi soonikuga parempidine, pahempidine, parempidine, pahempidine. Kavanda siis enda kinda soonik, nii nagu sulle meeldib, kas triibulisena või ühevärvilisena. Sooniku pikkus võiks olla kokku vähemalt 5 sentimeetrit. Kui kinda randmeosa on valmis, siis labaosale üleminekul võiks teha igale vardale kas 1 või 2 silmust juurde, sest käelaba on alati laiem kui ranne ja pealegi, kui sa kood kirjatud kinda, siis kirjatud kude tõmbab ka natukene kokku. Juurde teha ei ole silmuseid vaja ainult siis, kui sinu ranne oli sakilises koes, sest sakiline kude tõmbab ise kokku ja pärast jääbki kinnas veidi laiem. Nüüd pärast seda soonikut võiks ühe ringi kududa lihtsalt parempidi selle sama värviga ja selle käigus siis teha need silmused juurde. Kui me teeme igale vardale juurde ühe, siis koo umbes varda keskele ja toimi siis niiviisi. Teeme selle silmuse juurde keerdsilmusena. Pista vasak varras sisse 2 silmuse vahelt, nii et tõstad selle varda otsaga üles 2 silmuse vahel oleva lõnga. Koose silmus läbi tagumisest poolest. Siis kui lased nüüd vardad silmuse maha, siis on näha, et siia tekib selline ristiga keerdsilmus ja see koht ei jää märgatavaks. Edasi võid siis jällegi parempidi kududa. Ja niiviisi iga varda keskele 1 silmus juurde.